Ohoh, ohoh, ohoh. Oi, 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 oi. No tervitus kõigile. Ikka jälle minu põhikohast. Täna on 9. mai. Kell on 11 täpselt. Eile käisin ka siin proovimas kuskil alates kella 3-st, aga päike säras otse jõe peale ja mitte ühtegi võttu. Õhtul vahetult enne äratulekut asjad olid juba koos. Leotasin oma viimast räime ja siin siis väike haug lõpuks seda võttis kuskil 6:30 ajal. Aga pääses minema ja eks ta oli alamõõduline ka. Täna on selline sompusilm, kerge tuuleke. Vahepeal näitab päikest ka, äkki on haugi mõttes natuke parem päev. Mõned tunnid proovin täna. Nagu ikka, ussidega põhjaõng on sees. Katsetan siin erinevates kohtades ikka oma korki ja räime ja panneks rõhku rohkem suurematele lantidele. Kasutusel on nüüd ka uus ritt, Taiva Ninja 213 pikk ja testiga 1540. Peaks vast tšerkidega paremini toimima kui see 1. mail saadud suur 3,3 haug, mis tavalise ultralaiti tahtis kõveraks vedada. Aga okei, ma otsin nüüd head kohad siit välja, hakkan püüdma ja kui midagi on, siis tulemustest annan teada. Oho, siin on kuskil meil haug või mõni suurem kala liigutamas, vaatame, mis ta meie tšergist arvab. Noh, kas tuleb ära või ei tule? Võis ka muidugi forell või ahven olla, aga ahah, keegi võttis meie põhjaõnge hoopis tükis. Nii, selle aasta esimene põhjaõnge tilin siis otsast ta igastahes on, vaatame. Midagi on ja isegi mitte väike. Pakun, et see on haug hoopis tükis. Ja ilusti on otsas. Oi, see on suur. Ohoh, ohoh, ohoh. Oi. Haug. Suure tõenäosusega. See natuke liiga kobedat liikumist teeb. No nii, mis siit tuleb siis nüüd? Loodetavasti peavad konksud sõlmed vastu. Haug ja suur kohe. Ossa poiss, ussiga, eriti lahe tegelane. Ilusti on sisse võtnud ja nüüd tuleb jälle siia minna. Laugema koha peale ja proovida, kas saame kätte või ei saa. Sellist asja pole veel olnud, et ussiga nii ilusa haugi kätte saame. Kui saame kätte. Rahulikult. Siin vist tuleb kindaga võtta kratist kinni. Ops. Käes ka. Ossa võis. Lahe. Niimoodi püütakse meil siin siis haugi. Aga see on nii suur, et seda pole mõtet jälle koju võtta. Ilus kala või mis te arvate? Nii, proovime konksu kätte saada, ära kaaluda ja siis laseme selle puisi
koju, kus ta nüüd kinni on siit ilusti suunurgast, pidas vastu. Nii, teeme kaalumise. Pildid, värgid, särgid ja läheb tagasi. Ära nüüd siputa kohe, laseme su vabaks. Mis ta siis on meil? Fikseeri nüüd ära. Noh, ütleme ümarguselt ikka 5 kilo. 5,65. Nii, kaal oli 5,65. Mõõdame pikkuse ka ära. Pikkust on nii paljukest kui 30, ei mis asi, tollides ei taha. Pikkust on meil nii paljugi kui 88 senti, 89 senti. Nii, pildistamised, mõõtmised tehtud. Laseme ilusa poisi koju tagasi lask. Toodab järglaseid. Selline ilus 5, ütleme 5 kilo ja 89 senti pikk. Mine. Vägev. No võt siis, saab ka ussiga ja põhjaõngega siit kala. Aga mis siin ikka, päev on alles noor. Jätkame. No nii, hakkan tänaseks lõpetama. 3,5 tundi on nüüd püütud ja rohkem võtte ei ole olnud. Hommikul siis ilus 5-kilone haug ussiga ja pärast seda täielik vaikus. Ei ühtegi võttu landiga, ei tahtnud ta räime ega ussiga rohkem. Põhjakat korraks küll keegi proovis, aga sellega asi piirdus. Jäin just ilusast suurest landist ka ilma. Jäi sinna taha noti külge ja nöör läks katki. Natuke veel leotan seda viimast räime, nagu eile õhtul. Äkki ikka veel keegi naksab seda, aga suure tõenäosusega mitte. Ah jaa, eile sai kanalil 1000 tellijat täis. Suur tänu kõigile, kes on kanali tellinud, pöiel üles või pöiel alla pannud. Mina jätkan ikka käimist. Loodan, et varsti hakkab ka siin ahven liigutama ja vast saab ka tulevikus ilusat haugi. Aga selge, sulle suur tänu, et vaatasid. Tule ikka tagasi, kui sa kanalit ei ole veel tellinud, võiksid seda teha. Pane ikka kas pöiel üles või pöiel alla. Näeme järgmine kord ja tšau!